Tere tulemast tagasi uude neljapäeva, vaatama jälle podcasti või vlogcasti, Petrolheads podcast. ja täna on meil taas külaliseks siis Tõnis Vanaselja ning täna räägime siis sellest elemendist meie selja taga, mida te võib-olla näete vilksamisi. Ehk siis Oldback Kalana. Just, et kuidas tekkis ühe poisi unistusest päris auto. Ja kuidas on sellega tegelikult sõita, millistest komponentidest koosneb ja kuidas seda toodetakse. Tere tulemast tagasi, Tõnis, uus neljapäev. Täna hakkame siis rääkima sellest elevandist meie selja taga. Kärbeskaallasest elevant, ja. Ütleks lausa. Nii, et eelmises osas me rääkisime sellest, et kust nagu see idee ja kõik on nagu vaikselt kerinud ja mis see on siis? See on Oldback Kalana sportauto. Kas see on see, mis sa väiksena joonistasid siis nagu paperi peale ja unistasid, et kas see on nüüd see auto? Täpselt samasugune kindlasti pole. Eks ta natukene muutunud, aga mingisugused elemendid võib-olla isegi nagu sarnased, et ma mõtlesin, kui lapsena selles mõttes ma eile vaatasin mingeid onupilte asju, et seal on nagu mingeid sarnaseid elemente on siin küll, et nagu näiteks see on säilinud algusest peale, et see õhk siit esiratta vahelt läbi tuleb ja sinna taha välja jookseb näiteks, et seal mingitel lapsepõlve kavandritel oli selles mõttes see esiratta pealt oli siit kõik lahti lõigatud ja ta oli nagu vähe õhulisem see auto, aga mis see on ikkagi? Mida see endast kujutab? Kuhu, miks, milleks? See on kahekooline sportauto, mis on ehitatud selleks, et sõita Pärnu ringal alla 1 minuti. Kas see on kogu aeg eesmärk olnud? Jah. On? Jah, see on kogu aeg olnud. Aga miks kahekohaline? Sest, et kui sa üksinda sõidad, siis ma ei tea, keegi teine, sa võid kõrvalt vaadata ju, kogeda ei saa. Kas see on siis nagu reklaam ütleb, et lähim võimalik kogemus F1-le? Selles mõttes see on juba ära leierdatud lause minu meelest, aga ma arvan, et see auto on jah, selles mõttes nagu lähemal magame ühele kui teised autod, kes niimoodi reklaamivad. Ja mis teda eristab näiteks samasuguse loosungiga autost Aston Martin, Valkyrie või mingid muud sellised hüper... Ma ei tea, kas selle kohta võib öelda hüperauto? Mulle meeldib sportauto. See need hüper- ja superautod, need on sellised nagu üles haipivad laused ja mulle selles mõttes nagu need väga ei... Aasta sportautosid valitakse ka ja seal on, mis seal olid valikus see aasta? Mingid Hyundai i30 või see IM. Jah, aga siis me räägime selles mõttes autost, mis minu meelest pole sportauto enam. Sest et sportauto on auto, millega tehakse sporti. minu peas. Aga võib-olla see on mõeldud niimoodi, jah, et need sportautod on ikkagi sportauto on mõeldud, et tänavaauto, mis on sportlike võimekustega, et hüperauto on nagu rohkem ikkagi suunitlusega ju, ta on ikkagi rajaauto. Jah, aga see kokkuvõttes ongi nagu selline nagu võidu üleshaipimine käib, eks ole, tänavaauto üritab öelda, et tema on sportauto, eks ole, ja siis sportauto ütleb, et tema on superauto ja hüperauto ütleb, et tema on veel mingi megaauto, eks ole. Ja... No see on see, et sa saad öelda sõpradele, et sa oled hüperauto omanik. Nii, aga tänase seisuga on tegemist siis 100% kinnise territooriumi autoga, rajaautoga. Jah, hetkel küll. Kas see oli alguses kohe plaan või oli plaan suurem, et nagu jõuda ka tänavale? Ei, selles plaan on algusest peale üsna nagu lukus olnud, et see plaan on selles, et kõigepealt peab see auto sõitma nagu Pärnu ringal alla 1 minuti aja. Siis ta peab seal juures jääma vastupidavaks, eks ole, ja alles siis tuleb tänavale legaalne auto, et see on kogu aeg nagu plaan lukus olnud. Et seda mingil hetkel kuidagi nagu tekkisid mingisugused artiklid, asjad, et kus seda nagu räägiti niimoodi, et nagu hakatakse tohutult nagu tänavaautosid tootma, mis tegelikult pole mitte kunagi olnud nagu selles mõttes nagu niimoodi, et kähku palju tänavaautosid tootma, et me nüüd hakkame autotehast tegema, kus on 10 000 autot aastas toodame, eks ole, tuleb nagu Mändras saellaudu, et see pole nagu niimoodi kunagi mõttes olnud. Aga mis selle auto hinnaks võiks tulla, kui see nagu müüakse välja? Sest plaan on ikkagi ju mingi väikese järjest tootmine. Ma arvan, et selle auto hinnaks tuleb umbes 4 miljonit eurot. Kliendile? Jah. Ja ta selleks siis nagu tänava spetsifikatsioonis või tänase spetsifikatsioonis? Ei, see on ringa spetsifikatsioonis. Okei. Et kuidas ta siis nüüd nagu erineb nendest teistest 4 miljonilistest? Kiirem. On kiirem? Palju kiirem. Ja räägi siis võib-olla natukene sellest tehnikast, et mida see endast ikkagi kujutab, et mis mootor siin on, et
et meie näeme siin väljast sisuliselt väga sarnast autot nii-öelda LMP Le Mani prototüüpautodele. No jah, et siin selles mõttes, et see auto, mis selja taga on, see pole see 4 miljoniline auto. Et see on meie esimene siuke prototüüp, mis siin on ühesõnaga palju nagu siukseid ütlen niimoodi, et parandamise kohta, mis me seda asja veel paremaks edasi teeme, eks ole, et alates kerepaneelide kvaliteedi muudatusest kuni kogu see mootor ja ühesõnaga kogu see aerodünaamika täielikult veel muutub. Aga jah, selles mõttes see siin selja taga meil on siis meie esimene prototüüp, mis kaalub 910 kilo, tal on 610 hobujõudu, tal on Judy V8 mootor, mis teeb 11 000 pööret ja hetkel see DRS-iga siin ringrajal peaks sõitma ringraja umbes minut ja 4 sekundit. See on siis nii-öelda arvutuslik parim ringiaeg potentsiaalselt? No jah, selles mõttes, et me praegu see aasta oleme sõitnud nüüd 1068 vist oli see ringiaeg, mis me oleme sõitnud siis nii-öelda mitteametlikul treeningul, aga see oli ennem seda, kui meil see DRS oli. DRS? See on siis tagatiiva saab nii-öelda saame tagatiiva asemel nagu alla nagu siuksesse asendisse, et lõppkiirust oleks palju rohkem ja siis meil lõppkiirus on tänu sellele 10-15 km tunni suurem. Ja mis see siin Porsche ringil tähendab siis lõppkiiruse mõttes? See tähendab umbes 265 km tunnis. Okei. Ja palju ta siis aerodünaamilist survejõudu tekitab? See autot, meil on nagu niimoodi, et see auto, kui ta projekteeriti, siis ta arvutisimulatsioonide näol on umbes 2 tonni survejõudu, 250 km tunnis. Tuuletunnelis on mõõdetud 1440 kilo või 1470 kilo, täpselt ei mäleta need viimased numbrid. Aga nüüd see ongi nagu inimestel, kes pole palju kokku puutunud, et kipuvad arvama, et see tuuletunne number on nagu tohutu mingi maailma nagu kõige täpsem asi, aga see pole tegelikult päris niimoodi. Et seal on mure selles, et seal tuuletunneli keskel on siuke vaip, millega simuleeritakse seda maapinna liikumist, aga väga suure surujõu autodel see vaakum ise imeb selle vaiba maast lahti, mis juba hakkab nagu aerodünaamika tulemusi mõjutama. Et öelda, et palju ta tegelikult toodab, on nagu võrdlemisi keeruline nagu kusagil seal vahemikus. Oota, kas see vaip on siis mingisugune asi, mis on liimitud sinna maha? Ta on sama sarnane nagu jooksulindil. Okei, et ta käib ringi? Ja. Et rattad siis käivad tuuletunnelis samamoodi? Jah, rattad pööravad samamoodi. Ja rattad siis liiguvadki 150 km tunnis näiteks seal peal ja 200 km tunnis ja niimoodi? Ja siis selleks, et seda nagu ei ole võimalik seda testi teha päriselt 250 km tunnis, lihtsalt sellepärast, et surujõud on nii suur, et see imeb selle vaiba sealt lahti. Siis hakatakse seda kiirust nagu alandama. Meie tegime vist äkki 140 või 150 km tunnis need katsed, eks ole. Et see on nagu, otsitakse seda piiri, kus on see nagu kõige, et see vaip sealt jumala eest lahti tuleks. Et seda piiri nagu otsitakse ja siis tehakse mõõdetused ja siis teisendatakse need väärtused sellele, et mis ta oleks 250 juures. Ja et kas nüüd siis mootor, see surujõudu on siis nii palju, et see mootori jõud hakkab siis nii-öelda ringiaega juba piirama? Et ei ole piisavalt, et sellest siis nagu ennast läbi suruda, et hakkab juba aeglustama siis kiirust? No selles mõttes jah, et muidugi mootori jõud nagu piirab, aga sellega nagu on iga asjaga nagu ühesõnaga aerodünaamikaga ja mootori jõuga kõikide nagu nende väärtustega on selles mõttes nagu mingisugune nagu kõver joonistab, kus nagu rohkem hobujõudu ei tee enam autot kiiremaks ja sama nagu aerodünaamikaga ka, et kui sa saavutad mingisuguse väärtuse nagu downforce'i, siis auto enam kiiremaks ei muutu, eks ole, ja meil on see nagu umbes 2 tonni surujõudu 250 on umbes see nagu maksimum, kus see asi nagu väga minimaalselt muutub kiiremaks, et meil sellel nii-öelda järgmise generatsiooni autol on planeeritud siis 2300 kg surujõudu sama juures, aga võrreldes selle autoga nagu suur vahe on see, et see surujõud on märgatavalt stabiilsem, et see ei sõltu enam sellest, et mis autos asendisse auto on, et kas on esiosa vastu maad või mitte, et selle autoga meil oli see mure, mida me nagu välja ei suutnud kohe nagu mõeldakse, et või välja analüüsida, et kui selle auto esiosa läheb väga maad ligi, siis see surujõud kaob ära kahjuks. Et me tänaseks me oleme suutnud seda nagu märgatavalt nagu välja ravida, aga tegelikult see tuleks nagu ringi teha selleks, et see oleks nagu väga hea. Aga kas sa oskad tuua näiteks võrdluseks, et mis näiteks Le Mani prototüüpautodel need surujõu näitajad umbes võiksid olla? Vähem palju, aga ma ei oska sulle öelda, sest et seal Le Mani prototüüpautodel on nagu reeglitega piiratud. Et kui ma nüüd mäletan õieti, siis seal ei tohi ületada surujõu ja tuuletakistuse suhet kas 4:1 või 5:1, ma ei ole kindel. Seda võib hiljem kontrollima, et ma täpselt neid reeglid ei mäleta.
et aga seda saab niimoodi teisendada, et selles mõttes see efektiivsus on selle autol kindlasti suurem. Aga korra nüüd selle autoloo algusesse tagasi minna, et kuidas käib auto ehitamine, et jõuaks selleni? Sinna puhul ma sain aru, et sa üks hetk nagu lõpetasid seal vanas Amperis, siis tänases Olbekis klientide tegevuse selleks, et saaks sellele pühendada, aga mis see päriselt välja nägi, et kust kohast sa alustasid üldse, kas see kõigepealt joonistasid auto, hakkasid sinna sisu tegema või tegid sisu ja sinna siis ümber kere või kuidas üldse? No ma ei tea, selles ma võib-olla kõige lihtsam rääkida mingist enda kogemusest, muidu me jõuame mingisuguse jutuni, et kus ma räägin, kuidas seda ideaalmaailmas võiks teha, aga kuna kui ma esimest autot hakkasin niimoodi tegema, siis mina tegin seda niimoodi, et me läksime enda vana võidusõidutiimiga läksime Portugali, ostsime sealt ühe Juno CN 2012 nimelise sportauto, mis oli niisugune 2-liitrine sportprototüüp. Ka nagu Le Mansi stiilis auto, aga ilma katuseta. Ja siis me selle laserskanneriga skännisime selle sisse. Saime sealt rea igasuguseid andmeid ja mingisugused väärtused, mis meil selle auto juures nagu meeldisid. Need igast vedusse kinemaatikat ja asja ja mingisugused matemaatilisi väärtusi me sealt võtsime arvesse. Siis me kogu selle kuju selles mõttes nagu viskasime kogu täiega minema, aga me proovisime saavutada niimoodi, et matemaatiliselt see auto nagu käituks sarnaselt nagu see auto. Tõsi, sellel Juno autol oli ainult, ma ei mäleta, kas tal oli äkki 14 või 15-oline velg. Selle autol on 18-oline velg, eks selle teljevahe on palju pikem ja üldse on palju suurem auto, aga ta nagu baseerub nagu, ütleme niimoodi väga siukselt algtasemel ta baseerus nagu sellel eelneval autol. Et võime öelda, et me nagu hakkasime olemasoleva auto modelleerisime arvutisse ümber, aga me hakkasime seda nagu nullist ümber nagu kohe siis nagu modifitseerima niimoodi, et tegelikult sellest algselt autostena pole mitte midagi alles. Miks te just selle Juno, mitte näiteks mõne LMP1, LMP2, mingi prototüübi? No LMP1 auto, ma arvan, maksab paar miljonit eurot ja Juno maksis, ma ei tea, 30 000 eurot. Jaa, see loogiline. Just niisugune soliidne argument. Ja selles mõttes ega selle auto ehitusse, ta nagu, ta on järk-järgult selles mõttes niisuguseks muutunud. Et algselt me ju projekteerisime üldse torukraami peal auto, nüüd ta on süsinikmonokokiga auto, eks ole. Ja algselt meil polnud nagu, ma ei tea, võiks öelda, et enese usku piisavalt palju ja me pidasime selles mõttes seda süsinikmonokoki tegemist nagu nii kalliks, et meil pole kunagi selle jaoks raha ja me seda ei suuda teha, eks ole, aga me nüüd hiljem jõudsime nagu selles mõttes selle tõdemuseni, et see esiteks on see nagu kergem, turvalisem, aga ta on ka odavam, kui teha korralik torukraam. Kes selle toodab siis valmis, et te siis jõudsite nüüd oma joonistes, ma saan aru, et see on veel jooniste baasil, eks ole, jõudsite jooniste baasil selleni, et tuleb teha süsinikplastist monokokk, on ju, põhimõtteliselt laias laastus veermiku kinnituspunktid olid välja mõeldud, on ju? Ja, kogu auto kinemaatika, niisugune nagu väliskuju, kinemaatika, mootor valitud, kaigukast valitud, siis ühesõnaga kõik need mingisugused käänmikud ja kõik asjad olid nagu arvutis välja joonistatud juba. Kerekuju oli üksikdetailideks jagamata. Ja siis selle nagu pooliku inseneritööga me läksime siis Itaalias sinna Manifattura automobiili Torino tehasesse ja niisugune väike seeria autotehasesse ja nemad jaotasid meil selles mõttes selle auto nagu üksikkomponentideks ja siis läbi nende me leidsime ka selle monokoki tootja. Ja kes monokoki tootja oli siis Arsteki nimeline ettevõtte Itaaliast, kes toodab siis, mõtleks, et 80% maailma nagu tippautospordist kasutab nende nagu süsinikdetaili. Okei. Aga kas oskad öelda, mis muude autobrändide või tootjate nii-öelda asju siis manufaktuuri automobiili Torino näiteks? Mitte nemad. Ühesõnaga MAT selles mõttes teeb nagu autosid, aga antud juhul ma rääkisin sellest samast süsinikdetailidest. Aga ma mõtlen, et autosid, et see konkreetne tehas, eks ole, kes siis, ma saan aru, et võtab teie poolt sisse modelleeritud, joonistatud komponendid või osad asjad, mis te olete ise tootnud, mis te olete sisse ostnud ja siis nemad nagu komplekteerivad, eks ole, auto? Jaa, et aga kellele nad seda veel teinud on, et võib-olla see toob arusaadavamaks natukene asja? Kuidas see MAT nagu alguse sai, oli see, et
see Paolo Grella, kes selle ettevõtte nagu pealik on, kunagi töötas siis Pininfarinas, Itaalia disainibüroos, eks ole, üks mehena nagu eriautode divisjoni juht, kes tegi siis kunagi nagu kõiksugu eritellimus autosid, et mingid Ferrari erimudelid, asjad ja täiesti niisugused nagu autod, mida ongi tehtud ainult üks maailmas, eks ole. Ja Ala Brunei Sultani garaaž on täis need tema tehtud. Ja neid Paolo tehtud autosid on seal, ma arvan, et vähemalt ühe garaaži jagu. Et, aga siis Pininfarina pealik mootorrattaõnnetuses sai surma ja siis Paolo tegi seal ka enda ettevõtte. Ja siis nende esimene kõige suurem klient, minu teada ma võin eksida, aga minu teada oli see siis Jim Glickenhaus, eks ole, kes tegi siis selle Scuderia Cameron Glickenhausi P45 auto, mis oli siis baseerub vist Ferrari Enzo peal. Ferrari Enzo, jah. Ja see on hästi tavaline nagu skeem, kuidas need autosid tehakse, et võetakse kas mingisugune moodne Ferrari või mingisugune siuke auto ja kogu see veeremike alus ajatakse samaks ja tehakse uus kirjaliselt peale, et see on hästi levinud skeem, kuidas teha pealt näha unikaalset autot maailmas. Ja siis selle Glickenhausiga koos nad tegid erinevad ka Glickenhausi nagu võidusid autod, eks ole, ja siis nad hiljem tegid selle nii-öelda see uus Stratos on, mis on Lancia Stratose siuke uuem variant. Siis on nendel siuke auto nagu Aspark Aul, mis on siis praeguse hetkega maailma kõige kiirem elektriauto. Siis nad on teinud ka igasuguseid siukseid, ütleme niimoodi, et one-off autosid, mis baseeruvad Ferraridel ja nendel on ka siuke auto, mis on, kunagi oli siuke kuulus auto nagu Alfa Romeo Stradale 33, mis on, ma täpselt aastakäiku ei mäleta, 60-ndad, 50-ndad. Ja et see on need autode nagu siuke originaali hind ja maksab siuke 14 miljonit võib-olla midagi sinna kanti ja nemad teevad nagu siis koopiaid, mille saab kõigest siukse 2 miljoniga umbes. Aga palju siukseid tootmisettevõtteid üldse on, kelle poole saab niisuguste soovidega pöörduda maailmas? Sest reaalselt sul käis kindlasti laua pealt neid ju läbi mitmeid mõtteid. Eks need ikka on kõiksugune sportautotehased selles mõttes, nagu võtavad niimoodi vastu ja sa pead ise nagu siuke tõsiselt võetav olema, eks ole, et on ka siuksed ettevõtted, kellega nagu, ma ei tea, saad lihtsalt ukse taha minna, et ma tahan autot teha, eks ole, aga kui sa lihtsalt niimoodi ukse saad autot teha, siis need summad on nagu väga palju suuremad kui see, mis meie selle asjast maksime, et meil on nagu väga täpselt teada, mida me tahame, aga piltlikult sa võid ka minna Dallara või mingisuguse Ligieri ukse taha, eks ole, ütelda, et sa tahad autot saada ja küll sa saad, et Aga kas, okay. Aga kui te nüüd viisite oma asjad sinna tema juurde või sinna tehasesse, kas siis seal, ma saan aru, komplekteeriti kõik kokku, kui palju siis endal veel sõnaõigust jäi seal või? Ei, täielikult me olime selles mõttes kogu see Eesti meeskond nagu kolis selleks ajaks sinna. Okei, te ikkagi osalesite terves protsessis kogu aeg? Jaa, et seal oli kogu see inseneride ruum ja meil oli seal oma enda lauad ja seal me töötasime ja selles mõttes see nagu päris niimoodi polnud, et nemad selle asja nagu algus lõpuni valmis saad, et seal kaasa arvatud selle nüüd mingite komponentide lihvimiseni ja mingite autokomplekteerimised me kogu see küll. Palju teid siis on või oli? Mõtled neid Eesti mehi, kes seal koha peal Eesti mehi, jah? 4. Need on siis sina? Mina, siis oli Tõnis Väli oli, Jaagup Laaser, eks ole, ja siis Rainer Suvi käis. Okei. Aga kas siis seal sai kogu auto valmis siis? Jah, valmis selles mõttes, et see ütleme niimoodi, et sealt ta lahkus niimoodi, et see mootor töötas. Või ka mitte väga hästi, aga ta töötas. Ja peale seda on selles mõttes ongi siuke nagu auto nagu arenduse faas käib siin nagu hästi sedasi, et seda on vaja. Need asjad ei saa niimoodi teha, sest kohe valmis, et ta nagu pannakse kokku, eks ole, ja ta kohe perfektselt töötab. No eks autotootjad ju teevad ju 100 000 kilomeetreid enda autodel nii-öelda tänavateste, et nad üldse saaksid aru, et mis nagu toimib, mis mitte. Aga miks mitte Eestis seda kogu protsessi ette võtta nullist? Miks nagu üldse see Itaalia nii-öelda lüli sinna külge panna? No Eestis täielikult selles mõttes kogu siuke nagu tööstus ju puudub. Et võtame näiteks selle, et kui me tahame mingit kirepaneeli saada, siis kui ma Eestis läheksin selle sisendiga, et näed, selline on see kuju, palun tehke mulle kirepaneel, siis mitte ühelgi ettevõttel pole nagu aimu sellest, et mismoodi teha mingit tagatiiva, et see peaks vastu, ma ei tea, 600 kilogrammi suujõule. Ja nad ütlevad sulle selle peale, et arvuta mulle see välja. Aga mure koht on see, eks ole, et selle asja arvutamine maksab tohutu palju raha
ja ka Itaalias ma lähen sinna, eks ole, ja nad ütlevad mulle seda, et sellele Le Mansi autole me tegime umbes niimoodi, eks ole, teeme sellele samamoodi. Neil on juba mitte midagi ei pea arvutama, lihtsalt tehakse samamoodi, nagu võetakse sarnane auto ja tehakse läbi. Kas parem tulemus ei tuleks siis, kui iga asja ikkagi arvutada või see arvutuskogemuski, kui selline meil nagu puudub? Sellega on see muge, et kui sa nagu ilma eelneva kogemusest seda arvutad, siis on väga raske kindlustada seda, et see arvutus nagu täielikult paika peab. Eriti mingisuguste komposiitmaterjalidega, et selleks on jälle vaja mingisugused eri tarkvarasid kokku osta ja kogu see asi pole päris nii üksitihane, et kogu see süsiniku komposiit on selline, et ta nagu tugev, materjal on tugev ainult pikki kiudu, eks ole, ta nagu ülevalt pole üldse tugev ja need on nagu üsna keerukad need arvutused, et monokokil ja mingisugustel keerulistel asjadel on nad tehtud, aga kirepaneelidel pole nagu ei näe vajadust selleks. Aga kui nüüd see auto seal nii-öelda valmis tehti, kes pandi kokku ja tulid vaatama, et kas sul ei olnud sihukest asja, et pole siit, ei ole ju päris see või oli sul nagu midagi... Palju neid asju, millega ma rahul pole. Näiteks? No, kõik need kirepaneelid on selles mõttes nagu valmistatud niimoodi, et siin pole nagu need kirepaneeli, kui neid nagu, kuidas ma ütlen, insenerid teevad, siis tuleb niisugune nagu dokument nagu playbook, mis spetsifiseerib seda, et mis pidi see süsinik jookseb ja mis seal nagu, missugused seal süsiniku sees on igasugused kinnituskohad ja mingisugused insertid ja seal on erinevad ka niisugused, kuidas ma nimetan sulle, et niisugused swammi tüüpi materjalid erinevad, et rohad selleks nimetatakse. Aga nüüd on täpne juhend sellele tootjale, kuidas seda asja toota, aga kui sa nagu laad selle tootja külge, siis seda kohati pole nagu üldse vaadatud. Et siis ongi nagu selline, kokkuvõttes võid sa minna Rumeeniasse, kus need asju toodeti, eks selle võid sinna vaidlema minna, eks selle või siis võid selle vaidluse ära unustada, võid nagu nullist uuesti teha. Te läksite seda teed? Jah, et me läksime seda teed, aga ma ütlen, mitte ainult selle pärast, et see nagu nende töö nagu nii tohutu kehva oli, me leidsime ka enda töös nagu vaevaatasid, et esimeste korda teed ikka tuleb asju välja. Mida sa siis nüüd nagu laias plaanis muutma hakkad ja sa ütlesid, et see on esimene versioon. Kas te nüüd selle esimese versiooni ehitate siis tulevikus ümber või te teete siis nagu teise kõrvale? Ja meil natukene on veel otsustamata, et see ühesõnaga meil juba teine monokokk on tellitud, aga seda, kas me selle ümber, mitte ma ei oska sulle veel öelda. Selles mõttes, et see kindlasti, selle uus versioon on selles mõttes, et ta mehaaniliselt on nagu sama. Mehaaniliselt see auto on nagu hea ja selle on asjad paigas. Et mootor vahetub välja. Mis te panete sinna siis? Me teeme siia siis V6 2-turboga mootori, millel on siis V-nurk on 120 kraadi ja ta on 5-liitrine V6 siis, millel on umbes 1200 hobujõudu. Ohoh, aga kas see baseerub mingil tootmises oleval asjal või te olete selle kuskilt mootori kohast eraldi? Umbes sama palju, nagu see auto baseerub sellel samal esialgsel Juno autol. Okay. Et ta selleks, et seda projekti alustada, on jah, võetud olemasolev mootor, aga ta on nagu nii põhjalikult ümber tehtud, et seal mitte üks komponent enam nagu ei ühildu. See on siis mingisuguse tuntud mootoritootja juures nii-öelda komplekteerimisel? Kuivõrd tuntud jah, aga... aga keegi, kes tegelebki selliste nii-öelda prototüüpmootoritega? Jah. Ja seal me nagu selles mõttes olemegi nagu, meie osakaal seal seni on olnud kogu niisuguse nagu suure kontsepti välja töötamine, eks ole, ja ongi niisugune nagu mingid komponente natuke oleme ka valinud, aga suures see tuleb nagu sisse ostetud teenusena sealt. Ja nüüd, kui rääkida sellest, et see on nüüd siis ringraja auto, aga kunagi on plaanis ka tänava legaalne masin ehitada, et kuivõrd erinev on siis nagu ringraja auto ja tänava auto ehitamine, et vaatad peale, tuled on, eks ole, suunatulesid ei ole, aga ilmselgelt see asi ei piirdu seal. On suunatuled ka. On isegi, muidugi ringrajal on vaja ju. Udutuled? Ja udutulesid ei ole, jah. See on nagu Ameerika auto Eestisse registreerimine, et lõikame siia augu sisse, paneme udutule. Kokkuvõttes ega see nagu tänava auto ehitamine on nagu Euroopa Liidu sees, kui sa tahad, et ta sõidab, eks ole, siis käib niimoodi, eks ole, et kõigepealt peab jurist otsima sulle maa, kus on kõige lihtsam auto arvele saada, eks ole, kus on kõige lahjemad seadused, et sul oleks seda võimalik lihtne ehitada. Siis mis riik see täna on niisugune? Ma ei jään vastuse võlgu hetkel. Aga jah, selles mõttes seal on Hispaanias on võrdlemisi lihtne, ütleme niimoodi. Aga ma ei ütle, et see Hispaania kõige lihtsam on.
aga siis sealt tuleb nagu niisugune nimekiri, eks ole, et mis on mingid komponendid, mis kindlasti peavad pärinema mingisuguselt juba homologeeritud autolt ja siis sa otsid nagu juba homologeeritud auto, mis nagu enam-vähem siia sobituks, eks ole, ja siis sobitad need kuidagi. Näiteks, mis komponendid need? Roolilatt võib olla niisugune komponent. Ja kas sa oskad tuua äkki mõne näite, et mis näiteks mõni muu niisugune sportauto kasutab näiteks siis mõnda tavaauto roolilatti, et ma olen aru saanud, et vist Koenigseegidel oli äkki golfi? Ma ei oska niimoodi öelda sulle, et mis kasutavad enda autost väga palju, see on nagu väga tavaline, et ma ütlen, et kõikidele niisugustel, nagu ma ütleks, et autodel, mida vähe toodetakse, mingisugused Paganid ja mingid Lamborghinid ja asjad, eks ole, seal on väga tavaline, et kasutatakse mingeid muu auto asju. Et see... Nad teevad siis mingid kinnituskõrvad kuskil ümber? Ja seal on lubatud ka teatud asjad nagu modifikatsioonid, eks ole, et näiteks roolilatil mingisuguse pikkuse modifitseerimise, seda on teatud juhtul lubatud ja seal nagu see asi pole nagu päris niimoodi, et see peab täpselt samal kujul olema. Okay. Aga kas nüüd siis sellises väikeseeria auto, ma eeldan, et kui me räägime tänavaautost, siis see ei ületa 5 autot aastas? Me ei sihi siin rohkem, selles mõttes, et selle järgmise autoga me sihime seda, et me toodaks 9 autot kokku. Okei, ja kas sellisel autol peab siis tegema ka mingisugused euronõuete või need crash testid? Ei pea. Ei pea. Kust maalt see piir jookseb üldse? See sõltub nüüd jälle riigstiigile, ma mõtlen, et ma pigem ei vastaks sellele küsimusele, ma nagu ütleks, et umbes 50 on see, aga ma ei ole enda vastus lõpuni kindel, et umbes midagi sinna kanti. Okei, et sinu planeeritud arv jääb nii-öelda oluliselt alla selle? Ja aga nüüd ikkagi, kui sellele autole nüüd panna need homologeeritud tükid külge, siis kas ta oleks juba see, mida saab minna kuskile registreerima või see, et tal on turvapuur ka lisaks süsinikmonokokile sees, see nagu on takistus või? Ei, ma ei näe, et need puurid asjad nagu selles mõttes, et sellega natuke niisugused juristi kohad, eks ole, et kui nüüd on selle autol on turvapuur, eks ole, aga kui see turvapuur on nüüd selles mõttes osa nagu kandevraamist ja seal peal on nagu täiesti tavaline autodiretsiooniline svamm, eks ole, kas ta siis on turvapuur või on ta osa kandevraamist? Mis ta on? Kas sellel süsinikmonokokkerel üldse on vaja turvapuuri? Ei, see on ainult reeglite pärast meil. Et saaks ringrajal võidu sõita? Et Baltiketi reeglid nõuavad. Aga mujal ei ole vaja alati? Ei. Aha, okei. Ja miks te seda autot niimoodi Baltic GT klassis käite testimas, kui maailm on täis ju ringradasid, et meil on üks tiim on ju lahkunud lausa Hispaaniasse, Barcelona kanti elama ja toimetama, et kõik rajad oleksid lähedal, kõik kuulsad rajad. See on niisugune nagu kunagi, ma ei tea, aastaid tagasi, kui see autoahitusel pooleli oli, eks ole, siis oli ühe inseneri niisugune soov, et see auto peaks saama ka siin lähiringadele võidu sõita ja siis ma ütlesin talle, et okei, teeme siis, aga sellepärast ega ta ei peakski niimoodi olema, ta lihtsalt on mingisugune asi, mis me mingil hetkel oleme kokku leppinud ja lihtsalt niimoodi sai. Te olete nüüd nagu võtnud selle sisuliselt kõigi siinsete sõidetavate radade vallutamise, ringirekordite püüdmise enda peale põhimõtteliselt. Et lisaks ju Audru minutile on ju siin... No Pikernikes me sõitsime ka rekordis see aasta, eks ole, ja selles mõttes me sihtisime tegelikult ka veel lisaks Rutskogenit Norras, eks ole, ja Potsdami Poolas, aga need selles mõttes seal ei nagu napilt puudud, eks need põhjused olid. Mitte sinust olenevad, ütleme nii? No, nii ja naa, selles mõttes see Rutskogenis ma ütlen, et seal oleks natukene... Meie kuulajatele, vaatajatele teadmiseks, et tegemist on siis selle rajaga, kus toimub see ülikuulus katepilliüritus. Ja, et seal nagu, kuigi meil on selles mõttes arvutisimulatsioonid kogu see rada üles ehitatud, ma saan seal harjutada, sõita, seal autot seadistada, siis mulle tuli nagu täielik üllatusena see, et selle drifti kummi peal, kus sa selle Michelini rehviga sõidad, siis see nagu üldse ei pea. Ja see on nagu nii kardinaalne vahe, eks ole, kus see simulatsiooni vahe oli, ma ei tea, umbes 4 sekundit ringi peale. Nagu täiesti fiasko ja katastroof, eks ole. Aga käisime seal, eks ole, ja õppisime, eks ole, ja saime teada, et seal kohalikud sõidavad selle Yokohama rehviga, mis seal veel töötab, mingis iganes põhjusel, ja ma täna sain ja miks täpselt. Kuidagi seotud sellega, et see Yokohama seal drifti kummi peal nagu kleebib ja see Michelin ei kleebi, aga miks see täpselt niimoodi on, seda ma ei tea. Aga kas selline asi ei oleks olnud võimalik, et lihtsalt vahetada need rehvid koha peal välja? Jaa, aga polnud võtta koha peal. Ühegi teisel tiimil polnud ka jooksu üle nii-öelda? Jah, seda meie nagu, just seda Yokohama rehvi sai, aga seda meie mõõtu pole. Okei. Aga kuivõrd keeruline on üldse selle autoga sõita, et ma ei tea, kas seda on võimalik kuidagi sõnadesse panna, et kas sellega on raske kiiresti sõita?
seal on raske aeglaselt sõita, et selle autol on... No vanasti vormel 1 kohta öeldi niimoodi, et umbes sellega juba kohalt ära saadagi on niivõrd keeruline ja seda nii-öelda pöördes hoida, et sa autot ära ei suretaks või kohe ja selle autoga üle ei küpsetaks, on sarnane, selle praeguse mootoriga on sarnane, et see Juudi mootor teeb 11 000 pööret, tal tühikäik on 2500 pööret. Ja nüüd vastavalt nagu käiguülekannetele meil on niisugune nagu olukord, kus meil tühikäigul see auto sõidab umbes 40 km tunnis. Aga mure on selles, et kui sa sõidad alla tühikäigu, siis kaob õlirõhk ära. Et siis ühesõnaga sa põhimõtteliselt ei saa sõita madalamalt kui 40 km tunnis. Okei, aga no kui nüüd sa lähed sellega rajale, kas on pidevalt oht, et sa sõidad sellega põllu peale või pigem on ta nagu hästi stabiilne, rahulik, võib-olla on õige sõna öelda? Sa pead palju tööd tegema ja vaeva nägema, et see auto püsiks rajal. Et ma ei räägi siin praegu sellest, et me siin simulatsiooni järgi 1.04 saaks sõita, et siis et sa jõuad sinna 1.04, vaid et kui sa tahad 1.10 näiteks siin Audrus sõita? Ma ei oska sulle niimoodi vastata nagu lähtuvalt, nagu ma võin vastata nagu enda kogemusel tugines, nii raske öelda, et kuidas seda nagu mingisugune inimene, kellel, ma ei tea, võidusõidu kogemust pole, eks ole, või kuidas tema sellega nagu toime tulevad seda. Aga... No, me eeldame, et ikkagi selle auto rooli ei satu kunagi ükski selline inimene, kellel üldse kogemust ei ole. Aga 1.10 aja sellega sõidab selles mõttes, ma ütlen, et ma ei tea, iga inimene, kui ta nagu natukene võidusõidu nagu huvi üldse on, sõidab kindlasti. Et ikkagi pigem lihtne siis? Pigem lihtne jah, et seal nagu... Kas see tunne, et nagu kui see surujõud tuleb, et ma saan aru, et vormeliga on just nimelt tihtipeale keeruline sõita sellepärast, et kurvis tekkiv surujõud tundub sulle ebaloomulik, et sa nii kiiresti saad sõita läbi kuskilt. No sellega on ju hästi kähku ära, et mis see nagu seal 1.10 alla saada, mis nagu keeruliseks teeb, on see, et sirge peal sõites rehvi jahtub maha ja selleks, et sul üldse tekiks murvis pidamist, sa pead väga tugevalt pinudama. Kui sa tugevalt ei pinuda, siis sul rehvi läheb murvi soojaks, eks ole, ja siis sul pole murvis pidamist. Ehk selleks, et sa üldse, kui sa nagu kardad sõita, siis sul polegi pidamist. See ei ole niimoodi, et sa nagu, auto libisebki. Aga kui sa hilja pinuda, siis sul tekib pidamine ja see on nagu see piir, millest inimesed nagu üle ei saa. Kunagi ütlesid sa väga huvitavalt, et Eestis on ainult mõned sõitjad, kes oskavad üldse pidurdada ja maailmaski vormel 2 tasemelgi on sõitjad, kes ei oskagi pidurdada nagu päriselt õigesti. Mida see tähendab üldse? No see tähendab seda, et sul autodel on vormelite ja sükest autodega, millel on palju downforce'i, sa saad pidurdada oluliselt tugevamini, kui sul on palju hoogu. Ehk siis pidurdus peab olema nagu niimoodi, et alati esimene pidurdushoog peab olema plahvatuslikult tugev ja sa lased piduripedaali järgi. Ja juhul, kui sa tahad, et selles mõttes, et autoga sisse kurvi keeraks, eks ole, et siis on niisugune trail breaking, et sa pidurdad natuke sinna kurvi sisse, toiad niisugune võib-olla 5% seda pidurit nagu kuni kapeksini peal. Aga seda nagu täiesti, ma ütleks, et võimatu nagu saavutada siis sellisel juhul, kui see pedaal on näiteks hästi pehme, eks ole, et seda peaks olema nagu jalas palju jõudu, sest et ega inimene seda jalajõudu nagu väga ei, või asendit väga ei tunnetanud jõudu, eks ole, et palju, mitu kilo sa mõned, et on väga suur vahe, kas sa vajutad nagu jalaga 150 kilo või vajutad 75 kilo või 10 kilo, eks ole. Aga seda, et kui sul jalg on nüüd 1 sentimeetri kaugemal või 2 sentimeetri kaugemal, sa nagu peaaegu üldse ei tunne, et seda enam kõik rapub ümberringi. Et sealt tuleb nagu see vahe ja kõik nagu niisugused väga enam levinud viga, mis on inimesed, on see, et inimesed lähevad nagu sujuvalt piduripedaalile, eks ole, ja siis hoiavad ja siis nendel niisugune keset pinudamist nagu kaob nagu selles mõttes pidamine ära, siis läheb ratas lukku, eks ole, aga see jääb nagu täitsa, ma ei tea, kuidagi märkamata, eks ole, et seal ülemises otsas on tegelikult kogu see nagu potentsiaal, mis on täiesti lukus. Siis kohe pidurduse alguses. Jah, seal on peaaegu võimatu on lukku lasta, ma ei tea, 300 juures, kui sa pidurdas, et see peaks nagu tohutu jõud olema. Kas sellel autol ABS ei ole pannud? On küll. On, sõidad sellega? Jah. Et kas siis üldse saab pidurdada lukku või see võidusõidu ABS käitub niivõrd erinevalt? Hetkeliselt läheb lukku, aga selle autoga on ilma ABS-ita näiteks, et peaaegu võimatu sõita. Siin tekib see mure, et selle auto aerodünaamiline balanss muutub väga palju vastavalt sellele, et mis kiirusega sa sõidad. Et kui sa kiiresti sõidad, siis on nagu pidamine tagaotsas, eks ole, ja kui sa aeglaselt sõidad, siis on pidamine nagu eesotsas. Ehk siis sa keset pidurdust peaksid muutma nagu piduribalanssi nagu siis eks ole ettepoole, mida sa nagu kuidagi ei jõua teha, eks ole, ja siis seda ainukene viis seda välja reguleerida on ABS-iga.
On tal siis mingi veojõukontroll ka midagi, et ta veokontroll on olemas, aga hetkel seadistamata, et me selle 610 euros ta siin Pärnu ringal tagasimööda umbes natukene oleks abiks, aga see pole nagu väga 1200 hobujõe juures ilmselt läheb juba üsna oluliseks. Jaa, seal on jah, aga seal on ka palju muid muresid, aga jah, seal on tast nagu palju abi. Kui palju seda autot siis nagu peab hakkama ümber ehitama, et see teine mootor näiteks tuleb, et kas mingid kinnitused, asjad te olete lasknud selle sama järgi teha, mis praegu on või? Ühesõnaga jah, meil nüüd need mootorid tulevad niimoodi, et tal nagu ühesõnaga on kaks nagu kinnituspunkti, et ühed klapivad seda sama Judy mootoriga, eks ole, aga järgmistel monokokkidel on siis nagu muudetud need kinnitusasukohad, eks ole, et nagu mootori poolest saab kasutada nagu mõlemat monokokki, eks ole, aga paremad on need, kus ta võtaks nagu kaugemalt kinni, et mitte enam nagu nii kitsalt, et see uus mootor on palju laiem ja see jõuõlg oleks nagu parem, kui ta kaugemalt kinni jääd. Sa ennem korraks mainisid seda simulaatorit ka, et see on sisse joonistatud mingid rajad. Kas te olete neid nagu ise lasknud joonistada, et sõita või? Ja, et meil on niimoodi, et kõigepealt esimene, mis meil on see Porsche ring siin, kus see oli küll Assetto Corsa simulaatoris mingite entusiastide poolt oli ta valmis tehtud, aga selle me lasime nagu kontrolli mõttes nagu üle skaneerida, üle modelleerida, et see saab ka avalikkuse jaoks varsti saadavaks. Ja siis kogu see auto on seal selles mõttes nagu sisse modelleeritud, aga meie jaoks ongi kogu see asi potseerub küll selle Assetto Corsa simulaatoril, aga kogu see füüsikamootor on täiesti nagu käsitööna seal taga tehtud. Et võrreldes selle originaalsimulaatoriga meil simuleeritakse ka igasuguseid monokoki läbipaindeid, eks ole, mingisuguseid veovõldide läbipaindeid, kõiksugused asju, mis vähegi painduda saavad, simuleeritakse seal ka läbi, võrreldes sellega, et seda nagu originaal nagu mängus ei tehta. Mis mõttes, et siis nagu mäng ei võimaldagi seda muidu või ta võimaldab ja osad nii-öelda päris maailma autod on sinna niimoodi sisse tehtud või? No jah, see arvutimängus need netis avalikult saadavad autod on hästi lihtsustatud kujul siis. Nad ei sisalda nagu seda, et mingisugused kummipuksid asjad läbi painduvad ja kogu sükest asjad on alati nagu lõpmatult jäigad ja süke nagu... Nad ei ole nii peenhäälestatud. Ei ole jah, et seal. Aga nüüd ma saan aru, et sinu auto on võimalik siis endale Assetto Corsa omanikel tõmmata? Jaa, aga seda nagu nii-öelda netis müüdaval on ta siis ka nagu samamoodi lihtsustatud kujul lihtsalt sellepärast, et see üldplatvorm on selline ja me seda endale tehtud nagu koodi nagu kuidagi välja ei anna. Aga selles mõttes ta meil on nagu siis nii-öelda kõrge resolutsiooniga. Aga kui sarnane ta siis on, et kui sa näiteks ise sõidad selle oma simuleeritud variandiga ja siis selle netis kättesaadava simulatsiooniga, siis kuivõrd nagu sarnased näiteks ringiajad seal tulevad? Ringiaega on, see on kõige lihtsam asi, mida üldse nagu paika võib-olla seadistada, et see ringiaega oleks suures plaanis sarnane. Isegi see kiiruse graafik selles mõttes ma ütleks, et on võrdlemisi sarnane võib-olla mingisugustel tugeva aerodünaamika kurvidest on natukene on seal võib-olla etemisel nagu avalikkusel kättesaadavas versioonis. Aga ta nagu ikkagi suures plaanis on selles mõttes poole sekundi sisse jääb see ringiaeg umbes. Okei, aga kes seda kõike nii-öelda simuleerimist või simulatsiooni mudelit siis nii-öelda tegi, et kust te kõik arvud võtate pukside või unipoolide läbipainded, veovõllide painutused ja kes selle kõik sisse kannab, et kuidas see nagu seda käib üldse? Seda teeb ettevõte nagu, see ei ole niimoodi, et kõike see teeks üks inimene, see on väga palju ettevõtteid sellega seotud, aga seda simulatsiooni haldab, meil on selline ettevõte nagu IR Simulations, kes osas tegeleb siis nagu IMSA ja erinevate sportautode simuleerimisega. Nende töö ongi siis võidusõidutiimidele simuleerida nende autosid? Jah, et see on nagu driver in the loop on selles mõttes selline nagu termin, mis nagu võidusõidutiimides ongi, et see on see simulaator, millega sa saad siis ise sõita. Et on siis nagu erinevad simulatsioonid ise, kus nagu arvuti sinu eest sõidab ideaalselt ringiraega, eks ole, ja seal võid igasugu asju võib simuleerida. Aga siis on neil samal simuleerimise ettevõtetel on nagu terve rida kontakte, eks ole, kus neid lähteandmeid saab, et võib-olla refi andmete jaoks on, siis on USAs on selline Calspan laboratoorium, eks ole, kus on, tehakse palju võidusid asju, tehakse palju ka sõjatehnikat, eks ole, ja seal on nagu spetsiaalmõõtevingid, kus neid asju mõõta. Ja et siis need on siis nüüd
seda tüüpi simulaatorid, millest käib jutt siis, kui räägitakse, et ala Jüri Vips teeb kuskil simulaatoritööd aasta aega tiimi jaoks või et Paul Aron käis Mercedese tiimis simulatsiooni sõitmas või midagi, et need on seda tüüpi ma võin ainult oletada, et milline see nende simulaator on, aga selles mõttes ma nagu nende inimestega nagu suhtlen, aga ma pole kunagi nagu detailidesse laskunud, et milline see nende simulaatori keskus on, et ma tean, et Ralf Maran selles mõttes korraks meile vaatas peale ja tulla tundus, et see meie asi on nagu väga hästi tehtud, et selles mõttes, aga me nagu ei läinud nagu detailidesse, mida täpselt nemad kasutavad. Ja sa oled teinud ka tegelikult ju selle simulaatoriga nii-öelda konkursi või võistlusegi ja kui ma ei eksi, siis mitu inimest selle autoga sõita on saanud kõrvale? See on hea küsimus. Ma arvan, et on äkki 3 inimest on äkki päevaseks saanud sõita. Ja üks oli vist, kes võitis siis Riia simulaatori võistluseks. Ja. Kuidas see välja nägi, kas siis need kõik, kes osalesid, sõitsid selle sama autoga, siis ma eeldan mingit Pärnu ringrada? Ei, Riias nad sõitsid selles mõttes Riia ringrada ja Pärnus sõitsid Pärnu ringrada. Okay. Ja selle nii-öelda konkursi kiirem siis on olnud see, kes on saanud kõrval sõita, jah. Täiesti mingi tundmatu inimene kuskilt võõras või keegi, kes tegelebki mingi simulaatorite sõiduga? Niisugused entusiastid, jah, et Eestis kuskil simracing nagu teema on popp, eks ole, ja seal mure on see, eks ole, et kuidagi need tipud on alati samad nimed, et seal nagu väga nendel tippudele vastu väga keegi naljalt ei saa. Ja, aga nad on väga heal tasemel samas. Just. Et siis selle võitja sai siis kõrvale. Ja kas temal kommentaarid olid ka midagi, et kuivõrd sarnane see tunne siis on või ilmselt kõrvalistujal on üldse kuidagi seda on nagu niimoodi raske nagu selles mõttes nagu kõrvalistuja hinnata üldse. Et ma nagu selle nagu paikapidavuse kohta ega ta justkui mulle ennem midagi öelda, kui ta on selle auto ise sõitnud, et seal kõrval on, ei saa nagu väga suurt midagi aru. Mul enne meie küsimata see, et oled sa G-jõude ka mõõtnud, et kui palju ta üldse kurvis nii-öelda ei pidurduse peal üldse nagu... Praegust on umbes 3 kanti. 3G-d, 3-kordne ülekiirendus, nii-öelda piltlikult öeldes 100-kilosest mehest saab 300-kilone mees. Jah, et ja nüüd. Aga mis nüüd edasine plaan on, et on nüüd mõned eesmärgid täitnud, mis olid olulised, et mis nüüd edasi? No peale selle Pärnu ringa skanneerisime ära ka USA-s üks nagu Pikespeaki mäkkatõusrada, mis on võib-olla kõige suurem siht, kuhu minna, et me sihime seda, et sinna jõuaks 2026 aastal, eks ole, aga ega see nagu lõpuni lukus pole, eks ole, et see vaatab, kuidas meil läheb, aga seda me nagu sihime. Et minna sinna võistlema siis? Jah. Okay. Kas aga siis ka rekordit? Jah. Kindlasti püüdma? Ei no nii, see ma ei ole mõttes sõitma minna. Muidu sinna ei. Seal on vist senimaani ju kõrguse tõttu elektriautoga äkki sõidetud rekordid, et nad ei kaota jõudu viimase kilomeetriga. Jah, aga nad on elektriautod on kõik ühtlasi rasked. Et see on nagu selles mõttes, et ka põhjus, miks sinna veel minna sükse bensumootoriga autoga, et ega see Pikespeaki võistlus on nüüd toimunud aastast 1900 algus, eks ole, ja kui nüüd nagu selles mõttes võita sellega bensumootoriga autoga ära, siis ta võib täiesti vabalt jääda nagu viimaseks bensumootoriga autoks, mis seal üldse võidab. Aga mis on praegu on kõige kiirem elektriauto? Mingisugune aga mis seda oli või miks seal siis või on seal mõni suurepärane hüpperauto veel käinud? Ei, seal on iga aasta on selles mõttes käinud, mitte iga aasta, vaid iga paari aasta tagant on seal suured autotehased, kes selles mõttes käivad, et seal on tehtud igasugused siuksed, et kuni võib-olla aastani 80 olid seal enamus autod, kes seal võitsid, olid baseerunud ümber ehitatud Vormel 1 autodel. Siis, aga see rada aga muutub aastatega, algusaastatel ta oli, eks ole, nagu poole sellest oli kruusas ja pool oli asfalt, eks ole. Nüüd viimastel aastatel on nagu täielikult ära asfalteeritud rada. Et see rada pole nagu aastatel väga palju muutub. Ja nüüd iga paari aasta tagant on selle Suzuki teinud, eks ole, on seal Volkswagen käinud, eks nad teevad mingisuguse nii-öelda eriauto, millega sinna võistlema minna. Ma võib-olla hästi lühidalt rääkida, et mis võistlus see on, mis see tähendab üldse see? Pikespeaki selles mõttes võistlus on, või Pikespeaki mäkkatõus on siis selline võistlus, mis toimub USA-s Colorados ja nii-öelda kõrgmäestikus, kus see võidusõit algab siis umbes 2 kilomeetri kõrguse pealt ja lõpeb siis umbes 4 kilomeetri pealt. Ja kogu aeg on tõus siis nagu väga järsk nagu mäkke ja tõuse, kui mägi tee.
mitte otse, vaid ikkagi nagu mingi kurviline nagu rallikatse, aga sõidetakse üksinda. Raja enda pikkus vist on mingi 20 kilomeetrit. Midagi sükest. Selge. Ja nad sõidavad selle circa vist alla 10 minuti, eks ole, kõige-kõige-kõigemad autod. Ja see on ilmselt ka üks pikem ajalooga üritusi, et seal just väga kaugel ajal ta nagu, jällegi ma võin nagu natuke detailidega eksida, aga minu meelest on ära jätud äkki ainult 2 korda või midagi sükest on esimese maailmasõja ja teise maailmasõja on ära jätud, et muidu ta on kogu aeg toimunud. Ja ta nagu on, nagu ma ütleks, et maailm on nagu sellest ajast, kui autod tulid, eks ole, võib-olla mingisugune 4-5 aastat peale sükest nagu massitarbe auto sündi hakkavad seda võistlema seal. Ja nagu tänase päevani, et ta nagu põhimõtteliselt pole kogu aeg nagu ära jäänud ja see on nagu ainukene võidusõit, ma ei tea, maailmas, mis on minule teadaolevalt nagu olemas, kus saab nagu niisuguse iseehitatud autoga mees saab võistelda nagu suurte autotehaste vastu. Ja tehase tiimide vastu? Ja täiesti selles mõttes, et me mõtlemegi seda, et kui siin mõne mehe eelarve on näiteks, ma ei tea, paar miljardit selle auto ehitamiseks, eks ole, ja siis sinna pilti, kuidas võib minna, ma ei tea, täiesti mees tänavalt, eks ole, ja läheb võistlema nende vastu. Aga näiteks varasemalt oli juttu siis selle Scuderia Glickenhausenist. Et temal oli alguses ju suur unistus Nürburgring 24 tundi alistada, kus ta jõudis oma väga välimuselt tegelikult võrdlemisi sarnase tootega. Jõudis ta ju isegi esikümnes paar korda lõpetada ja hiljem juba Le Mannis prototüüpklassis ju äkki oli 4.-5. koht kõige kõrgemad. Et kas sinul ei ole nagu Nürburgring kunagi olnud plaanis, et... Ja mul ei ole niisugust huvi ja ma nagu, seal nagu esiteks on see, ma näen seda, et see nagu oleks nagu saavutatav ainult siis, kui oleks väga palju raha sinna kaasata kõigepealt. Ja see Pikespeaki võidusõit on midagi niisugust, et kus on nagu võimalik sealt osaleda niimoodi, et kui ma nüüd see aasta seda tehtud, siis ma teen järgmine aasta või kui ma järgmine aasta, siis ma lähen üle järgmine aasta, eks see on lihtsalt ikka, eks ole, et nagu kohe ei jõudnud, aga ma jõuan sen ikkagi kindlasti välja. Ja ei vaja nii-öelda liiga pikka pühendumist. Aga need pikama sõidud, need Nürburgringid ja kõik need on niisugused, kus peaks kohe palgale võtma, ma ei tea, mingisugune 50 inimest, eks ole, asi kasvaks hetkega väga-väga suureks, eks ole, ja seda teha nagu olukorras, kus sa pole veel mitte ühtegi autot müünud, et see tundub nagu jabur, et siis peaks nagu mingisugune väga aga nii-öelda mingit potentsiaalset rajarekordit minna lihtsalt püüdma oma 300 pundiga. Jah, niimoodi, seda saab ju teha vabalt, et selles mõttes, et Nürburgringile minna. Ma natuke uurima seda asja, et ma arvan, et see ei ole väga, sinna minek ei ole väga lihtne, sellepärast, et seal on ainult nagu mingisugused üksikud päevad, eks ole, kus võib sõita niimoodi, et seal on mingisugune kiiruspiirang, mida ei tohi ületada. Et peale seda, kui seal, mis oli mingisugune Porsche auto mõned aastad tagasi sõitis kusagine rahvasse ja siis sinna kehtestati mingisugused piirangud, et Ja see puudutab eelkõige vist nagu võistlusi ja mingeid ametlikke treeningpäevi, et ilmselt siis... Ma ei ole see kogu seda, kuna ta mind nagu väga see nagu ringada ei huvita, siis ma pole seda ka väga palju uurinud, et see põhjus, miks ta mind väga ei huvita, ongi see, et seal on seda sõita niimoodi, eks ole, et sa esiteks seda täisid ringi sa sõita, eks ole, turistipäevade raames ja sul kõik jäävad kogu aeg ritte, eks ole, siis see nagu see on kokkuvõttes sa oled seal närvis, et sa kõigile keda lõksus oled, mitte sellepärast, et sa sellega seda see on jah, seal ilmselt, aga ja ma kujutan ette, et seal rajarent midagi kindlasti ei ole ka soodne just. Just väga soodne, kui tahad ainult endale nagu soolosõiduks võtta. Kui ma väga ei eksi, siis nii-öelda tänavaautode rekordite püüdmisel tihtipeale on üldse niimoodi, et kui Viper püüdis seda, siis nad said päeva jooksul kuskil mingil rajapäeval 3 15-minutilist sessiooni, ehk ühe kiire ringi said sõita. Üks maksis mingi paar milku raudselt. Ma ei tea, kui palju just, aga jah, et väga keeruline ja kui selle ühe ringi jooksul siis kuskil lähebki midagi pahasti nii-öelda, siis ongi, et aga nüüd, kui nüüd sinna on mõte minna ja kõik ettevalmistused käivad, kas see tänavaauto käib kogu aeg paralleelselt nagu kõrvalprotsessina kaasas ükskõik, mis nagu parasjagu sellega teeb? Ütleme nüüd, et on hästi tagaplaanil, eks ole, et me tegeleme hetkel sellega, et sõita siin nagu see alla minuti ringi aega, eks ole, ja vaikselt taustal, eks ole, jurist vaatab natuke nagu seda juriidilist poolt, eks ole, mismoodi seda nagu tark oleks teha, eks ole, ja seda, siis, kui siin on see alla minuti sõidetud, me siis hakkame sellega nagu nii-öelda munki juurde lisama, aga seni ta on nagu lihtsalt, me kindlustame seda, et see juriidiliselt oleks ikkagi selle sama autoga saavutatav. No mis praegu aeg on? 1.06.8 kliib praegust, see on nagu mitteametlik aeg. 1.06, ühesõnaga 0,6 sekundit on vahe. 6,8. 6,8 sekundit on vahe. Aga ma mõtlen, siin on palju agasid, et see on ju ainult 1, 2, 3, 4. See on palju, see on 6.
kalender. On sama maa, et kui see auto siit tuleb, eks ole, ja siis ootad, siis auto on, ma arvan, seal järgmise sirge peal juba, et see on umbes siuke aeg. Jah, aga ma usun, et nende mõtetega siis ja palju edu soovides ongi paras meil nüüd tõmmata otsad kokku. Kindlasti kunagi tuleme me vaatama seda autot juba lähemalt. Nüüd lähme koju simuleerima, et saaksime kõrval istuda kunagi. Ja kindlasti ootame, et uued võistlused tuleks. Oldbacki skaneeritud rajad siis ilmuksid siis kõigile kättesaadavaks. Ostetavaks ma eeldan siis? No kahjuks seda saab teha, ma arvan, ainult sellele Porsche ringile ja võib-olla mingite muudele ka, et seda Bikespingi rajale ei saa, sest et see on... No sinna, jah. See on litsenseeritud kahjuks Sony Gran Turismole ja seda me ei tohi teha. Nojah, aga mõned meie kohalikud rajad siis, kutsume neid niimoodi. Küsima see lõpuküsimus ka. Jaa, muidugi, absoluutselt, et meil on alati olnud traditsioon, nüüdseks juba 2 aastat, küsida alati selline küsimus, et Tõnis, mis on see üks asi, mida oma autoga ei tohiks kunagi teha? See on hea küsimus. Tuunida ei tohiks ma. Et ehita kohe alguses peale oma auto. Ma mäletan, et kui see Yaris läks sul nii-öelda hukka, siis sa ütlesid, et kurat küll kõik, mis ma puutun, muutub sitaks. On. See käis küll tuuningute kohta, eks ole. Oi, ega see vastab tõele küll, jah. Aga okei. Aga aitäh sulle, Tõnis, toreda loo eest, uute teadmiste eest ja... Laikige kindlasti nii meie saiti, meie lehte, meie YouTube'i kanalit, kui ka kindlasti kõike, mis Oldback teeb. Ja saate nende kanalil ka tegelikult ju nende tegemistega ka ennast kursis hoida, et kuidas läheb ja hoida pöialt, et see alla minut ikkagi nüüd peagi kätte jõuaks. Ja seal on ka kindlasti olemas ka erinevate radade sisekaamera videod, onboardid. Saate näha, et kuivõrd kiiresti selline auto ikkagi liigub. Ja, aga järgmise neljapäevani.